Mingisugune rakendus, mingi äpp näiteks ütleb mulle, millised on need variandid ja kui ma vajutan sinna, jah, ma tahan, siis ma tõenäoliselt maksan ka kogu selle reisi juba algusest kuni lõpuni kinni ja mul ongi see mugav reis, kusjuures ma leian tegelikult kõikidest nendest võimalikest liikumisviisidest selle endale just kõige mõistlikuma kombinatsiooni. Elmo Rent praegu arendab kaugjuhitavat autot. Miks? Kliendina me kõik oleme harjunud ju, et me saame oma teenust ühe nii-öelda kliki kaugusel, siis ka autorent või auto jagamine peab olema sama mugav. Sa tellid auto nupuga, tule auto siia, meie operaator sõidutab distantsilt auto sinu vajalikku kohta või tellitud kohta. Seejärel seaded omad sõidud ära, istud ise roolis olles, mitte siis nii-öelda tagapingi peal, jätad auto metsa sisuliselt, seal lõpetad oma teenuse või siis rendisessiooni ära ja me sõidutame selle järgmise kliendi juurde. 10 aasta pärast, kui paljud sõidud rendiautoga just nii tehakse, et auto on juba maja ukse ees ja ma saan sealt kohe alustada? Sisuliselt ligi 100% klientidest võivad seda kasutada. Sellepärast, miks ta peaks rendipunkti jalutama, kui ta täna juba narjunud nupuga vajutama, et taksodel tuleb ukse ette, siis selle sama nupu vajutusega tuleb lihtsalt rendiauto. Mõeldes selle peale, milline see elu 10 aasta pärast on logistikas, transpordis, mis sa arvad, mis selleks hetkeks juhtunud on? Ma arvan, üks suur muutus kindlasti on see, et ikkagi paratamatult me ei pääse nendest äppidest, et sul on üks äpp ja sa valid ühest äppist, kuhu tahad sõita ja sul seadud kõik valikud. Elektritõuks tuleb sul sinna, sul tuleb sinna taksot sa saad tellida, sa saad rendiauto ukse ette tellida, sa saad ühistransporti osta. Et ma arvan, see on üks suur muutus. Ja teine kindlasti on, ma arvan, 10 aasta pärast see on juba normaalne, et me jagame rohkem, kui me seda täna teeme. Ja siis meie teenuste pakkujatena peame olema ja oleme selleks hetkeks juba ära lahendanud, et kuidas sina siis seda võimalikult hästi saaksid teistega jagada. Kui palju on 10 aasta pärast liikluses selliseid sõidukeid, kus põhimõtteliselt juht võiks istuda tagaistmel ja jätta siis auto juhtimise elektroonika ja auto aju hooleks? Ma pakun, et 10 aasta pärast võiks olla koos kaugjuhtimisega võib-olla 40-50%. Ja meie saame seda kohe hetke pärast juba täna proovida. Midagi. Mismoodi on istuda tagaistmel, kui keegi juhib seda autot kusagilt kaugelt? Täpselt nii. Kuidas me saame seda siis teha? Kas sul on äpp olemas, mille peale vajutada? Mul on. Kümne aasta pärast on palju rohkem sellist liikluskorraldust, mis arvestab reaalset situatsiooni. Et me oleme harjunud, et viimased, ma ei tea, peaaegu 100 aastat on märgid ju väga staatilised, need on plekist märk pannakse üles ja midagi ta seal tähendab. Ja see tegelikult üldse ju ei arvesta praegu neid muutusi, mis tegelikult liiklusvoogudes ja ilmastikus ja olukordades tegelikult aset leiavad. Ehk siis järjest rohkem hakkab tulema sellist dünaamilist liikluse juhtimist. Ja minu meelest on see ääretult positiivne sellel lihtsal põhjusel, et see tõstab ka tõenäoliselt veidi usaldus selle liikluskorralduse vastu. Et tänases olukorras me tihtipeale eirame neid märke, mitte sellepärast, et me oleks kuidagi nagu paadunud liiklushuligaanid, aga pigem sellepärast, et need märgid minu arvates vähemalt ei pruugi näidata või tähendada seda, mida nad tegelikult tahaks tähendada. Ja see on kindlasti paha, et rohkem sellist liiklusega reaalset arvestamist, aga see tähendab ka tohutul kogu see informatsiooni kogumist ja selle töötlemist. Et ma arvan, et tegelikult liiklusmärgid, foorid, kõik muutuvad oluliselt targemaks, kui nad täna on. Ja see annab tegelikult eelkõige linnadele võimalusega tegelikult kõiki seda voogu natukene juhtida, suunata. Tegelikult ütleme siis nii, et seda olemasolevat taristut ja teedevõrku on palju kergem ja parem ära kasutada, ilma et me peaksime sinna tohutult miljoneid mahutama.